President Trumpi teema juurde jäädes seisab Jared Kushneri tema väimehega seotud luksuskuurordi projekt Albaanias silmitsi kasvava vastuseisuga, kus protestijad väidavad, et kaitstud maa ja avalik juurdepääs ohverdatakse eraarenduste nimel. Meiega on nüüd otseühendusest Tirana linnast Albaaniast Olzi Olzinika Eko Albaania tegevjuht. Aitäh, et olete siin. Aitäh kutse eest. Muidugi, kuulake, see teema on palju tähelepanu pälvinud. Ma mõtlen, et tegemist on 1,6 miljardi dollari suuruse luksuskuurordiga, mida plaanitakse rajada keset ökoloogilist imedemaad. Selgitage, miks teie organisatsioon on nii mures ja mida see tähendab loodusliku elupaiga jaoks? Tegelikult ei ole see nii. See ei ole ainult Eko Albaania. Ma arvan, et kogu keskkonnaalane kodanikuühiskonna sektor on selles, ütleme nii, samas võitluses ühinenud. Sest see piirkond, millest me räägime, on tegelikult üks viimaseid puutumata jõedeltasid ja suudmeid kogu Vahemere piirkonnas. Ja see piirkond, seal valitseb elav harmoonia kõigi kaitsealade kategooriate vahel. Hoolimata sellest, et tervikuna on see 5. kategooria kaitseala ehk kaitstud maastik. Kuid seal leidub palju muid väärtusi ja elurikkust. Lihtsalt teadmiseks, et just selle piirkonna keskel voolab Euroopa esimene loodusliku jõe rahvuspark, mis on Vjosa jõgi. Ja loomulikult on see piirkond koduks paljudele emblemaatilistele ja harudastele ning olulistele liikidele, eriti lindudele, aga ka imetajatele nagu flamingod, dalmaatsia pelikaan, pikksilm merikilpkonn ning ka Vahemere munkhüljas. Nii, et tead sellega seoses, nagu sa ütled, see on üks neist, ma mõtlen, et me seisame silmitsi ülemaailmse kriisiga, kus globaalne soojenemine ja maailm sisuliselt kuivab ära. Millised on tagajärjed, isegi kui see ei hävita elupaika ja kõik need loomad ei sure ega pea lahkuma? Aga mis see siis on? Mida see teeb üldisele, nagu sa ütlesid, harmooniale ja kooselule ning sümbioosile mis tekib, kui sellised paigad on maal olemas? Ja tegelikult on need viimased, ütleme nii, varjupaigad elurikkusele ja metsloomadele kogu maailmas. Tead, ja meil ei ole enam palju loodust alles. Kahjuks, sest tead ju, ühiskond on alati innukas kiire arengu järele. Nagu turismikuurordid, kinnisvara ja muidugi ka industrialiseerimine. Ja on väga vähe loodust alles, mis kannab elurikkust ja looduskaitselisi väärtusi. Ja see on tegelikult ainus normaalne viis, kuidas me saame looduses in situ säilitada. Ja need on kaitsealad. Ja sellepärast need eksisteerivadki, sest need lihtsalt ei kuulu ainult meile ega tegelikult üldse meile, sest need kuuluvad tulevastele põlvkondadele. Ja need on, ma arvan, ainsad kohad, kus loodus saab end väljendada ja suudab isegi inimkonda ülal pidada. Jah, aga räägime võimalikust positiivsest küljest. Ma mõtlen, Albaania on väike riik, nagu me kõik teame. Kas selline areng ja investeering võiks olla hea majanduse, töökohtade ja muu sellise seisukohalt? Ma mõtlen, kas selles on midagi positiivset? Tegelikult lihtsalt, et alguses peale üks asi selgeks teha, siis meie Eko Albaania ei ole kunagi olnud ühegi arengu vastu ja ma arvan, et sama kehtib ka teiste kolleegide kohta. Aga kui tegemist on selliste arengutega, mis toimuvad kaitstavate alade võrgustikus, siis loomulikult on siin kindlad reeglid. Siin peab olema selge piir selle vahel, mida me saame säilitada ja selle vahel, mida me saame tulevastele põlvkondadele pärandada. Aga lihtsalt väga olulise fakti väljatoomiseks 5% Albaania territooriumist on kaitseala. See tähendab, et üle 80% on avatud igasuguseks arendustegevuseks, loomulikult arvestades keskkonnaseadusi ja keskkonna iseärasusi. Lühidalt öeldes on minu seisukoht see, et me ei ole arenduse tüübi vastu, vaid me oleme selle vastu, kuhu arendus on planeeritud. Kas oleks võimalik leida koht või võib-olla väiksem maht, mis oleks vastutustundlik lahendus ilma elupaika nii palju mõjutamata? Jah, see on muidugi väga hoolika ruumilise planeerimise küsimus. Kuidas, kuhu ja millal?
Teate küll, kuidas selliseid massiivseid, ütleme siis turismiarendusi ja infrastruktuuri rajada, sest igas teises piirkonnas on neil kindlasti teatud ökoloogiline jalajälg. Ja muidugi meie arusaamise järgi pole meilt tegelikult kunagi küsitud ega palutud alternatiive pakkuda, sest see protsess on olnud avalikkuse eest väga varjatud. Kuni protestid algasid algselt koha peal ja seejärel liikusid need Tirana linna. Aga ma olen üsna kindel, et kindlasti on piirkondi, kus sellised arendused võivad toimuda. 80% riigist on selliste projektide jaoks täiesti saadavad. Hästi, suur tänu Olsi Olsinika, väga hinnatud.